Juba järgmisest kuust on tööle hakkamas Kagu politseijaoskond, et mida see nüüd nähtavalt inimeste jaoks muudab? No otseselt ma loodan, et see visuaalis tegelikult otseselt ei muuda midagi selles mõttes, et kui on siin palju muret tuntud, et ega ometi kuskil politseimaja kinni panda, siis võin rahulikult kinnitada, et politseimajad jäävad kõik alles. Jäävad alles nii Põlvasse, Võrru kui ka Valka ja kõik need teenused, mis on inimestele sealt seni kätte saadavad olnud, need on sealt kätte saadavad ka pärast 1. märtsi. Töötavad patrullid, töötavad uurijad, väärteomenetlejad, meie kodakondsus- ja migratsiooniteenindused, et selles osas ei ole mingisugust vahet visuaalis. Mida me nüüd küll loodame, on see, et läbi sellise meeskonna suurendamise või ühendamise tekib meil võimekus planeerida näiteks patrullide tööd 3 maakonna põhiselt ühiselt ja luua neid võimalusi, kus nendel hetkedel, kus on mingi suur üritus või lihtsalt me teame analüüsi põhiselt, et väljakutseid on rohkem, siis me suudame ka need väljakutsed ära teenindada ja juba ette tegelikult rohkem patrulle nendele hetkedele välja planeerida. No olete nüüd oma uues ametis siin ringsõidul eile Valgas, täna Võrus, et kuidas kohalikud politseiametnikud on selle teema vastu võtnud? No tuleb olla selles mõttes aus, et ega politseinikud ei ole ka mingisugused teistsugused inimesed, vaid täitsa tavalised inimesed, nii nagu me kõik. Ja kahtlemata muudatused tekitavad teatud ebakindlust ja sellega tuleb leppida ja meil juhtidena tuleb sellega igapäevaselt tegeleda nii enne seda märtsikuu saabumist kui ka pärast 1. märtsi, et olla inimeste jaoks olemas, lahendada jooksvalt tekkivaid muresid ja anda kindlust, et tegelikult saame me hakkama kõigega, kui me koos püüame. Millised on need sellised suuremad väljakutsed nii sellele Kagu jaoskonnale kui ka Lõuna prefektuurile üldisemalt siin lähiaastatel? No tegelikult selle Kagu jaoskonna moodustamise juures on põhitähelepanu hetkel, mulle tundub, läinud just nimelt nende jaoskondade ühendamise peale ja kõrvale on jäänud natukene sügavam ja tegelik sisu, mis tähendab grupipõhisele juhtimisele üleminemist. Lahti seletatult on see selles siis küsimus, et siiani olid meil mõned üksused päris suured, seal töötas mitukümmend inimest ja nii formaalselt kui ka tegelikult sisuliselt juhtis seda mitukümmet inimest üks juht. Ja fakt on see, et tegelikult ei olnud tal võimalust ja aega olla selliseks heaks vahetuks juhiks kõigile nendele inimestele. Nii et ühelt poolt tõepoolest jaoskondi jääb vähemaks, meil jääb 3 jaoskonna juhi asemel 1 jaoskonna juht ja mitme talituse juhi asemele ka 1 talituse juht, aga tegelikult meil tuleb juurde hoopis esimese astme ehk siis vahetuid juhte, niimoodi, et ühe juhi kohta on ikkagi suurusjärgus seal 10-12, võib-olla mõnel juhul ka mõni inimene rohkem, aga eesmärk on see, et nendel grupijuhtidel oleks mõistlikus suuruses meeskond, keda siis juhtida, kellega tegeleda, kellele anda tagasisidet, nii kriitilist kui ka positiivset, hoolitseda nende inimeste motivatsiooni eest ja kokkuvõttes, kui politseinikud ja meie teenistujad on rahul ja nendega on organisatsioon hästi tegelenud, siis ma usun, et nemad on valmis osutama ka paremat ja heal tasemest teenust kogukonnale, olla võrdväärseks või siis selliseks partneriks inimestele, nagu meilt oodatakse.
Inimeste jaoks on politsei teenuse nii-öelda kättesaadavus või see küsimus rohkem selles, et kas politseid on tänava peal rohkem näha või teda on vähem näha. Kuidas sellega nüüd on? Kas politseid tuleb rohkem tänavale ka väiksematesse maakohtadesse või kuidas see on? Jaa, ma loodan, et politseid saab olema rohkem näha ja loodetavasti saab olema näha ka sellistes kohtades, kus võib-olla tavapäraselt pole harjutud, et politsei üldse võib olla. Lõuna-Eesti omapäraks on hästi tihe ja lai teedevõrgustik. Ja nüüd nendel hetkedel, kus siin need senised jaoskonnad või ütleme siis patrulligrupid Põlvast, Võrust või Valgast lähevad üksteisele appi ja kui see ei ole selline nii-öelda hädaolukorras reageerimine, vaid ette planeeritud tegevus, siis me loodame sellele, et me suuname neid patrulle ka ühest punktist teise mööda selliseid teid, kuhu tavapäraselt võib-olla politseiauto pole jõudnudki. Omalt poolt ikkagi lõpetuseks ütleks veel kord, et head lõunaeestlased või kagueestlased, et kinnitan veel kord, politsei on ja jääb ja mingit muret tunda selle pärast, et politsei kuhugi kaoks ei ole. Tegemist ei ole mingisuguse vähendamisprojektiga, vaid tegemist on projektiga, kus me püüame olla inimestele paremad teenindajad, kui me oleme olnud seni.